ma väga tänan Kertut, eks ole, kes usaldas mulle sellise auväärse ülesande rääkida ja ma kohe korrigeerin seda pidulikku pealkirja 25 aastat Eesti teatris Karmen Tabor. Ühesõnaga, jäägu ta siin praegu, sest küll aga ma sain isegit aru, et tõesti professionaalse teatriga olen ma kokku puutunud juba 32 aastat. Ehk siis ma saan rääkida nii palju, et kindlasti oleks minust pädevamaid ja väärikamaid inimesi sellest kõnelema, aga ma saan olla ja nimetada ennast selle aja tunnistajaks. Sest nimelt 92. aastal, kui ma lavakooli lõpetasin, oli minu esimene töökoht Eesti Draamateatris näitlejana. Ja see oli aasta 92. Selleks ajaks oli juba nimetatud Teatriliit, mille liikmeks ma siis ka tookord astusin, aga ei olnud veel nimetatud ja kokku pandud, ütleme siis nii, Eesti Näitlejate Liitu. Ja need 2 aastat ja sealt ka edasi sain ma olla tunnistaja kõikidele nendele, ma peaks ütlema ka väga tulistele aruteludele tookord, kuna minu kolleegideks olid Eesti Draamateatris Tõnis Rätsep, Juhan Viiding ja nii edasi, kes tõesti need esimesed ettepanekud tegid ja väga tihedalt nende asjade juures olid. Ja mulle kui noorele näitlejale jäi üht-teist ka silma ja kõrva tookord. Et see oli väga tuline. Ma ei oska muidugi midagi täpsemalt rääkida, see ei ole minu. Aga 94. aastal siis taas moodustati Eesti Näitlejate Liit, mille liikmeks ma siis tookord astusin. Ja tahan rääkida siis oma esimestest kokkupuudetest Kultuurkapitaliga. Nimelt, ega noorele näitlejale tal on muid igasuguseid loomingulisi ja põnevamaid ülesandeid ja mõtteid ja sellised institutsionaalsed küsimused jäävad suhteliselt kaugeks. Ja eriti tol hetkel, kus olid mu lapsed ka veel väiksed ja nii edasi, et ühesõnaga need teemad ja kuidas iseendaga ja oma elamisega hakkama saada 90. alguses oli küllalt suur küsimus. Seda enam oli huvitav, et 97. aastal, ja ma ei mäleta enam kuidas, aga millegipärast ma arvan, et esimest korda tegin ma taotluse Kultuurkapitalile. Minu teadusse jõudis, et selline võimalus on üldse olemas. Ja ma kasutasin seda, et sõita Pariisi. Ja sellega oli väga tore lugu, kuna mul õppis selle Sorbonnis üks tuttav ja minu abikaasa oli saanud kolleegi preemia Nukuteatrist aasta varem ja oli käinud Pariisis. Ühesõnaga, mul oli võimalus teha väga täpne eelarve ja seda ma tegin. Ja ma sain selle raha lennupileti jaoks, ma sõitsin, ma mäletan tookord SAS-iga, siis oli veel ka 97. aastal õigus suitsetada veel lennuki peal. Aga et ma sain selle raha tõepoolest ja helistas mulle, ma ei teagi nüüd, kas sel ajal see oligi nõnda kombeks, et Kultuurkapitalist teatatigi telefoni teel, aga võis küll olla jah, igatahes helistas mulle Reet Neimar ja teatas, et kõigepealt ma olen väga tänulik ja õnnelik, midagi nii täpset eelarvelist ei ole me ammu näinud. Kultuurkapital oli toimunud vaid 3 aastat. Et santiimi pealt, sest tookord olid veel frangid ja kõik siis ümber kroonidesse. Väga tore ja ma olin üliõnnelik selle üle, et mul see võimalus avanes. Ma nägin Brucki teatrit, ma nägin Manuškini teatrit, Comédie Française ja kõike muud, mida Pariisil pakkuda on. Järgmine kord oli minu kokkupuude, ütleme vahepeal võib-olla siis, kui ma olin ka vabakutseline ja teiste projektide kaudu, kus ma ise ei taotlenud küll, aga siis minu eest taotleti, mis oli ka jälle väga suur tugi ja paljud ilusad asjad said tänu sellele tehtud. Aga 2006. aastal tabas mind Vabaduse väljakul üks, ütleme siis sihtkapitali liige, kes teatas mulle, oi Karmen, sa said toetuse. No, mõtlen, et miks, mille eest oli mu esimene küsimus. No, sa hakkad mängima Juuditit ja üleüldse käid Kuressaares ja teed seda. Teate, see oli väga tore, ikkagi meeldib pärast esimest ehmatust. Et selline tugi on olemas, et keegi selle peale mõtleb.
ja olen ka ise taotelnud enamasti siis teiste jaoks, kas siis seonduvalt kooliga või mõne enda veetava projektiga. Ja tahan öelda, et see on ikkagi tõepoolest väga suur ime. Sõna otseses mõttes, ja ma ei pelga seda sõna ütlemast, et meil see asi on olemas ja olen ise tundnud ja siis nüüd, kui me jõuame selleni, et 2013 kuni 2017 oli tõesti väga palju oli neid institutsioone, keda ma siis nagu nende toel sinna Kultuurkapitalisse kuulusin, kes usaldasid mind neid otsuseid tegema, sest see töö ei ole lihtne. Nagu te kõik teate, kes seda teevad ja alati oled sa kõigi vaenlane mõnes mõttes. Sest nagu Tammsaaregi on öelnud, raha toob alati suhetesse ebakõla. Nii ka sellega ja see on päris tõsine mõtisklus ja tal on, kuidas ma ütlen, ei tohi unustada pealisülesannet. Et sa ikkagi lähtud sellest, et mis ja kuidas on tehtud taotlused, see on oluline. Ma olen väga õnnelik selle üle, et minu meelest on Näitekunsti Sihtkapitalil suhteliselt korrastatud see niinimetatud reeglistik, mida saab aluseks võtta. Seal on väga palju sellist sõna, et reeglina ei tehta seda teist kolmandat või siis mida toetatakse. Ja milleks miks ma sellest räägin, sest 2013-2015 perioodil oli ka üks väga tugev surve Rahandusministeeriumi poolt, et ta kuidagi, selle kohta ma tahan öelda, et seda survet või sellist riigipoolset kadedust on minu meelest Kultuurkapitalile aeg-ajalt ikka tulnud, et kuidas neil ikkagi seal 94. nii õnnestus, et see raha kohe niimoodi lähebki sinna. Mistõttu on aeg-ajalt ka sellised artiklid stiilis, et miks näitlejad sõidavad ja näevad maailma. Et tuleb ikkagi jälle selgitada, et miks või kuidas see on. Aga et see korrastatus annab ikkagi mingisuguse aluse, sest me saame ju suurepäraselt aru, et kui palju on inimesi ja loomingut, kuidas teda mõõta, mismoodi neid otsuseid teha. Samas, kui palju tuleb siis kõikide erinevate osadega, nii tantsu ja nii edasi, sõnalavastuste ja kõige sellega olla kursis. Sama, mis ma tahan öelda, on väga tore, et Kultuurkapitalil on võimalus toetada ka haridust, seda professionaalset haridust. Ja teine pool, et alati tuuakse ette näitlejad, lavastajad, sõnalavastus ja see. Ja on tihtipeale läinud meelest ära, et väga tõsine osa teatris on ka nendel inimestel, kes kõik aitavad lavastajatel ja näitlejatel ja kunstnikel seda loomingut lavale panna. Ehk siis kõik valguskujundajad, valgustajad, dekoraator, butaforid ja nii edasi, keda õnneks meil Eestis ka koolitatakse, et ka need inimesed saaksid just seesama Praha Quadrenale, mis on lavastuskunstnike rahvusvaheline näitus, või siis Berliinis ja nii edasi, inimesed saaksid harida ennast, sest tehnoloogia muutub väga kiiresti ja seda on tõesti neile tarvis ja et seda ka toetatakse. See on minu meelest väga suurepärane ja ma loodan, et seda tehakse jätkuvalt. Mida ma tahan nüüd... Ühesõnaga, ma ei lasku praegu siin, need arutelud on väga tugevad. Eesti teater on jätkuvalt igaveses kriisis. Teda ei ole justkui kellelegi tarvis, aga ometi, kui ma lähen Viljandisse, Pärnusse või Rakveresse, siis ma näen, et kohe erakordselt on tarvis ja just on tarvis ka seda, et meil püsiks ja meil on olemas. 90-ndega teatrijuhid olid aktiivsed selle ajal seda ka selgitama ja tänu sellele meil see süsteem on olemas. Mitte sellepärast, et ma 1. juulist asun Ugala teatrit juhtima, aga ma olen sellel seisukohal olnud kogu aeg, et seegi on meil üks väga suur tugi. Ma toon teile lihtsa näite, olles ka ise projekte teinud. See institutsioon on taganud meile professionaalid. Ja mitmel alal. Näiteks, kui me teeme mingit projekti, me saame kellegi, kes teeb meile valgust, kes teeb meile midagi muud. Me saame nende kaudu, kust me esimesena tegelikult kõik need inimesed leiame, kes on professionaalid.
Ja professionaalid sellepärast, et nad nendes institutsioonides on igapäevaselt pidanud katsetama, õppima, tegema. Neil on see alus, professionaalne alus olemas. Ja nüüd, kui ta läheb projekti, siis ta tõepoolest oskab seda teha ära 3 päevaga. Ja mõningatel juhtudel saab ka pool sellest tehnikast, sellest suurest teatrist kaasa. Nii et me natukene kipume ära unustama, et kui tähtis tugi on see, et need teatrid on meil riiklikult olemas, nimetame neid nõnda, et sellest, mina väidan, on väga palju saanud tuge ja saanud areneda minu meelest väga huvitav ja põnev, mitmekesine, nimetame ta siis nüüd sellise alternatiivse, kõik muud kunstid, etenduskunstid. Et see lihtsalt läheb aeg-ajalt meelest ära, samamoodi, mida ma tahan veel öelda, et see alates 97. aastast minu enda suhe ei ole muutunud, aga mida ma tajusin seal sihtkapitades olles, on muutunud iseenesest mõistetavaks see, et me saame raha. Aga ma ei väsi seda ikkagi meelde tuletamast, et Kultuurkapital on, ja ma loodan, et jääb, toetavaks institutsiooniks. Ja alati on esmane küsimus ikkagi see, mis on meie idee, kui põhjalikult me seda läbi mõtleme. Ja siis ma usun, et jätkuvalt saab alati oma ideede tarvis Kultuurkapitalilt raha. Lihtsalt meie suhe ei saa olla niisama iseenesest mõistetav. Mina suhtun sügava austuse ja rõõmuga Kultuurkapitali. Mul oli väga meeldiv seal tööd teha, kaasa aidata asjadele ja soovin jätkuvalt tugevat tervist. Aitäh! Oota, kas Karmenil on järsku küsimusi ka? Nii. Ma küsin, sa tunned inimeste hinge, eks ju, et ma lihtsalt küsin su enda kogemust selles, et kuidas sa siis sellega ikkagi hakkama saad, et kui keegi jääb alati ilma ja keegi on alati kellegi eest kostja, et kuidas sa Vabaduse väljakul järgmine kord sellest ilmajääjast mööda lähed ja talle siis, kas sa võtad vastutusega selgitada või läheb lihtsalt protokolli inimestele? Eiga? Ei, see on üks ilus asi selle asja, et ta on algusest peale kogu Kultuurkapital, aga näitekunstis ka. Ma tean, et neid olukordi on olnud varem, aga see on paranenud. Ja miks ma tõin selle alusreeglistiku, et see ikkagi toetab, et kuidagigi millestki lähtuda. Ja on küll muidugi olnud selliseid, kus inimesed esitavad oma taotluse ja ütlevad, et aga me eelmine kord saime. Või et me oleme alati saanud. Vaadake, kui palju meid on. Ei ole alati ainult sellest, et iseenesest mõistetavalt viskan midagi valmis. Eriti aeg-ajalt külastavad ju ka need riigiteatrid Kultuurkapitali, kuigi esimehena ma esimese lausena ütlesin, et üldiselt ja reeglina suurtel teatritel Kultuurkapitali asja ei ole. Aga põhimõtteliselt jah, see vajab selgitamist, aga eelkõige ma ise ei rutta seda muidu loomulikult tegema, kes see ikka pea tulla paneb. Aga kui inimesed küsivad, siis ma küll selgitan, jah. Nii et, ja see on nagu, ma tahan siin tänada just Kerlit ja meie suuri abilisi, väga hea, et see meelde tuli praegu, sest ega me siis seal üksi, need, kes on ikkagi aastast aastasse, ma ei näe praegu kedagi tuvasta, aga just nimelt, ma tahaks teha suure aplausi neile inimestele, kes on tegelikult abistavad kõiki neid Kultuurkapitali, sihtkapitale. Et see on väga suur töö ja vähemalt sihtkapitalis on ka alati võib helistada ja küsida. Alati võib nõu küsida, alati aruannete puhul ja kõik see. Et see on suhtumise küsimus, nendesse tuleb minu meelest austusega võib-olla liiga palju, aga ikkagi tuleb nagu mõista ja aru saada, et see raha on meie kõigi raha. Et see ei ole iseenesest mõistetav. Et jah, küsimusele, kas ma vastasin, et selgitama peab. Ja siis ma ühe täiendava küsimuse küsin veel. Aga mis ma tahan öelda, et see, kuidas ma ise tunnen, see jäägu. See kuulub selle ülesande juurde. Sellega tuleb hakkama saada. Ei ole kerge.
kui Reet Neimar oli väga õnnelik, et sa nii toreda aruande ja taotluse kunagi väga täpse, ja vähe sellest, et tore. Ütle, kas on tekkinud ka selliseid professionaalseid kirjutajaid, kes kirjutavad taotlusi kellegi eest ja siis võib-olla saavad sealt väikse protsendi ka, aga sihtkapitalis on tore läbi vaadata selliseid korrektseid taotlusi? Ja korrektseid taotlusi on ka, on ikkagi väga palju ja enamus tegelikult, jah. Ja ma ütlen ka, et selle 4 aasta jooksul tegelikult ma nägin, et need asjad ikkagi paranesid. Küll aga ma arvan, et teised sihtkapitalid võivad ka öelda, et on alati ka professionaalseid õngitsejaid nimetatud, kes kirjutavad väga korralikuga, kas see taust nüüd on, see on ka, miks meil on alati, et need põhjalikud taustainformatsioonid ja ka kaasfinantseerijad alati ikkagi see informatsioon oleks kirjas, sest ega küsimus ei ole selles, et me tahaksime midagi paha, me tahame kõige paremat. Aga kui meil jääb mingi informatsioon puudu, siis meil on väga raske neid otsuseid teha, et aru saada, millega on ikkagi tegu.